praegu on kirikus nii-öelda tavaline aeg. Tavaline aeg ei tähenda, et ei toimu üldse mitte midagi kirikus meie vaimses elus. Võib-olla vastupidi, jõulud on läbi, ja meil on natukene rohkem aega lihtsalt olla koos Jeesuse Kristusega. Rohkem aega meil otsida Jeesust Kristus oma igapäevases tavalises elus. Ja võib-olla täna ma eriti tahaksin sellest rääkida. Väga tihti inimesed püüavad otsida Jeesust Kristust, otsime erinevates olukordades, aga väga tihti toimub niimoodi, et meil on vaja midagi erilist selleks, et öelda, et jah, praegu ma tunnen, et Jeesus Kristus on koos minuga. Väga tore, kui see eriline tuleb meie ellu. Aga väga tihti ei toimu mitte midagi. Me elame siin maailmas, et me tegeleme oma asjadega, mida me võiksime tegeleda ilma selleta, kas ma tahan olla koos Jumalaga või mitte, ma lihtsalt elan. Ja just nendes olukordades Jeesus Kristus tahab tulla minu jaoks ja ei tohi öelda, et ma ei tunne Jeesus Kristus, tohib öelda, aga parem mitte öelda, mitte mõelda sellest, et Jeesus Kristus ei ole olemas, sellepärast ei toimu mitte midagi minu elus. Aeg-ajalt me räägime erinevate inimestega ja neil on oma pretensioone, kuidas peab nägema välja nende elu Jumalaga, Jeesuse Kristusega. Paar korda viimati rääkisin mõnede inimestega, kes ütlesid mulle, et näiteks missa ajal ma tahaksin, et oleks rohkem Gregoriuse laule, et missa oleks üldse ladina keeles. No muidugi see on väga tore, et inimene midagi tahab, et ta mõtleb, et siis ta tunneb Jumalat paremini. Aga halvem, kui inimene pärast seda ütleb, et antud juhul ma üldse ei taha käia kirikus, sellepärast et mul on niisugune tunne, et Jeesus Kristus ei ole. Kui tulevad niisugused mõtted, ma alati ütlen, siis on vaja eriti mõtiskleda selle üle, mille jaoks inimene käib kirikus, mis on kõige tähtsam tema jaoks. Kas seda, et teatud laule ei ole või näiteks mingi halb jutlus oli ja siis inimesel on niisugune tunne, et Jeesus Kristus ei olnud selles kirikus vähemalt teatud ajal. Kindlasti see ei ole ja inimesed oma südamega ja isegi mõistusega saavad sellest aru, et niimoodi ei ole. Jeesus Kristus ei sõltu sellest, missugused laulud on kirikus, missugused jutlused, missugused teised asjad toimuvad ja missugused inimesed üldse tulevad kirikusse, kas nad tahavad olla koos Jumalaga, kas nad on patused inimesed võib-olla ja nii edasi. Jeesus Kristus ei sõltu sellest. Ja kui ma hakkan otsima ainult seda, mida mulle isiklikult meeldib, siis tegelikult kas see ei tähenda, ma võin eksida, aga kas see ei tähenda seda, et inimene tegelikult ei otsi Jeesus Kristust. Ta otsis seda, mida talle meeldib. Ja selles perspektiivis muidugi see võrdlemine ei ole väga korrektne. Mõnedel inimestel väga meeldib juua veini. Ta tunnevad ennast väga hästi pärast seda, kui paar klaasi joovad seda. Mõnedele meeldivad mõned laulud. Kas ei ole see sama? Ma otsin mingi nautingut, ma otsin seda, mis mulle meeldib. Ja siis me käitume nii nagu need variserid omal ajal. Nad teadsid, missugune Jeesus Kristus pidi olema, peab olema. Nad teadsid, kuidas on vaja pidada Jumala teenistusi, et kohtuda Jumalaga. Ja ei märgnud, Jeesus Kristus on juba tulnud. Kas inimesed, kes mõtlevad ka täna samamoodi, ei karda, et nad ei näe Jeesus Kristus oma igapäevases elus. Vaadake, kuidas käitus risti Johannes, teine pühapäev oli ka pühendanud sellele inimesele. Ta muidugi väga tahtis midagi teha Jumala jaoks, aga ta oli avatud sellele, kuidas Jeesus Kristus tuleb
ja vaatamata selle, et võib-olla Jeesus Kristus tuli täitsa ootamatu tema juurde, siis ta tundis ära, et see on Jeesus Kristus, keegi, keda ta ootas kaua aega ja keda ta kuulutas rahvale. Ta ei mõelnud sellest, kuidas pidi Jeesus Kristus välja nägema. Ta lihtsalt oli avatud ja võttis vastu püha vaimu kaudu Jumala häält, kes ütles, et see on minu poeg. Kes teab, kuidas vist Johannes käituks, kui tema jaoks midagi muud oli tähtsam kui Jeesus Kristus. Mis on tegelikult kõige tähtsam meie jaoks, kui me palvetame, kui me käime kirikus, kas me tõesti otsime Jeesust Kristust, kas me tõesti tahame, et just tema oleks koos meiega, vaatamata sellele, et teised asjad ei ole kooskõlas sellega, mida me tahame.